Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, head külalised, alustame Riigikogu täiskogu 9. istungjärgu 5. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Palun. Ei näe kõnede soovi, tundub, et ka Vabariigi Valitsus ei soovi üle anda. Teadete osas nii, et väga suure tõenäosusega koguneb märtsikuu lõpupoole siia 13. koosseis, nii et palun kõigil, kes seda soovivad, oma lauapealsed ja sahtlid teha siis vajalikest materjalidest selleks päevaks puhtaks. Viime nüüd läbi kohaloleku kontroll. Kohal registreerus 80 Riigikogu liiget, puudub 21 ja alustame nüüd oma päevakorra menetlemisega. Esimeseks päevakorrapunktiks on Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 774 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, seega võime minna lõpphääletuse juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Head Riigikogu liikmed, eelnõu 774 SE nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust ning enne lõpphääletust viime läbi kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 81 Riigikogu liiget, puudub 20. Panen lõpphääletusele eelnõu 774 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 70, vastu 1 ja 2 erapooletut on Riigikogu liikme Andres Herkeli algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu 774 SE seadusena vastu võetud. Sellega on esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsus algatatud kalapüügiseaduse eelnõu 801 SE kolmas lugemine. Head kalandussõbrad ja ka teised Riigikogu liikmed, kes soovivad avada läbirääkimisi fraktsioonide puhul. Soove ei ole, lähme lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Panen lõpphääletusele eelnõu 801 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 83 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsus algatatud kalapüügiseaduse eelnõu 801 SE seadusena vastu võetud. Sellega on teise päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 800 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole, alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh! Panen lõpphääletusele eelnõu 800 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Tulemusega poolt 82, vastu erapooletuid ei ole, on Vabariigi Valitsuse algatatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse ning sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 800 seadusena vastu võetud. Sellega on 3. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi 4. päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 780 kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega. Kas võime minna lõpphääletuse juurde? Aitäh teile. Panen lõpphääletusele eelnõu 780 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 58, vastu 15 ja 2 erapooletut on Vabariigi Valitsuse algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu 780 SE seadusena vastu võetud. Sellega on 4. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Liigume edasi 5. päevakorrapunkti juurde, milleks on rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 841 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Soovivad. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esindaja Aivar Kokk. Palun. Ja Riigikogu aseesimees, head kolleegid. IRL fraktsioon näeb, et need parandusettepanekud on väga head, aga tervikuna, et üldselt Eestimaa inimestel selle aasta maikuust kodukulud kasvavad kümnetes kordades, ei näe võimalikuks seda eelnõu toetada ja me saame lubada vaid ühte, et kui järgmine koalitsioon kindlasti selle seaduse muudab, nii et IRL hääletab selle seaduse hetkel vastu seoses sellega, et ta tõstab liiga palju kütuseaktsiisi. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Alustame lõpphääletuse ettevalmistamisega. Kas võime lõpphääletuse juurde? Aitäh teile. Panen lõpphääletusele eelnõu 841 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 47, vastu 16 ja erapooletuid ei ole, on rahanduskomisjoni algatatud vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 841 SE seadusena vastu võetud. Sellega on 5. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, 6. päevakorrapunkt on rahanduskomisjoni algatatud maksukorralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 843 SE kolmas lugemine. Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Kas fraktsioonide esindajad soovivad avada läbirääkimisi? Ei soovi. Läheme lõpphääletuse juurde. Panen lõpphääletusele hea 12. koosseis eelnõu 843 SE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 80,
vastu ei ole ja 1 erapooletu, on rahanduskomisjoni algatatud maksukorralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu 843 seadusena vastu võetud. Sellega on 6. päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, on ka teade Riigikogu esimehe poolt. Nimelt, Riigikogu esimees palub kõigil Riigikogu liikmetel koguneda ühispildi tegemiseks Riigikogu hoone vestibüüli. Head ametikaaslased, lubage mul tänada kõigepealt Eesti inimesi, kes on 12. koosseisu siia usaldanud. Tänan kõiki selle koosseisu Riigikogu liikmeid, ametikaaslasi selle 4 aasta jooksul tehtud töö eest ja loomulikult meie Riigikogu teenistujaid. Soovin meile kõigile edu. Aitäh teile! Sellega on istung lõppenud.